Jah, ma olen täiesti nõus, et see latt meestele on nii palju madalam lihtsalt kui naistele. Kuidas reageerida või mida teha siis, kui ma tean, et üks mu enda lähisugulane on see, kes on vägivaldne? Sina ei saagi nagunii mitte kellegi teise suhet päästa või kedagi teist inimest päästa. Ma tahan rääkida sellest, kuidas ma olin suhtes toksik. Ma ei tea, äkki see on minus mingisugune toksik joon praegu, mis välja lööb, aga mulle tundub, et siin on käsil mingisugune räige ülemõtlemine. Hello, sa kuulad Kirstordel podcasti ja mina olen nüüd peaaegu nädal aega olnud tagasi oma puhkusereisilt ja see puhkus oli imeline. See oli suurepärane, võrratu, amazing, unustamatu, kõik head sõnad, mida ma üldse saaksin öelda, ma praegu ütleksin. Et ma tõesti olen suhteliselt terve selle nädala veel peale seda reisi ka nagu hõljunud kuskil nagu pilvedes omadega, sest et see reis lihtsalt täitis mu hinge niivõrd palju. Ma sain puhata, ma sain avastada, ma sain kinnitust, et mul ei ole iseenda seetsis igav ka nädal aega, ma oleks võinud vabalt nädal aega veel olla seal. Ma avastasin, et Horvaatia on imeilus riik, nii palju, kui ma seda siis nägin. Et ma käisin seal ühel saarel ja siis ühes väiksemas linnas olin ja põhiliselt olin siis Splitis. Ja keda huvitab, siis mul on ka reisivlog 2 osas üles minemas. Et ma tõesti ikka väga agaralt seal vlogisin. Ehk siis see tuli nii pikk, et ma ei saa seda ühes osas üles panna. Igal juhul üks osa on juba üleval ja teine läheb ka kohe varsti. Et sealt näeb nagu rohkem kõiki minu emotsioone, tegemisi ja ma ei tea, soovitusi ka. Et ma tõesti nautisin ja ma nautisin nagu täiel rinnal, et seda igas mõttes. Ma olin hetkes, nautisin seda kõike, mis mu ümber oli, ei keelanud endale midagi, käisin iga päev väljas söömas, igasugustes toredates toidukohtades ja siis, kui ma ka ühel päeval shoppama läksin, siis ka seal ma ei keelanud endale mitte midagi ja käisin Sephoras, kus ma kulutasin omajagu raha, aga ei kahetse mitte midagi. Et mul oli väga-väga vaja seda puhkust ja inimene ei ole kunagi rahul. Selles suhtes, et nüüd, kui ma hakkan sealt pilvedest vaikselt nagu alla maa peale hõljuma jälle, siis ju kohe hakkab see näriv tunne, et see oli nii hea, et ma tahan veel. Ma ei tahagi siin Eestis olla, kuigi tegelikult meil on ju nüüd ka suvi algamas, kõige ilusam aeg üldse, mis meil on, aga mul juba kuskil kuklas närib nagu see, et mul ei ole järgmist reisi planeeritud ja mul on vaja kuskile minna, ma ei tea, ma tahaks juba järgmine nädalavahetus minna, ma ei tea, Montenegrosse või Kreekasse või kuhu iganes, lihtsalt laske mind kuskile, kus on nagu nii ilus ja mõnus, nagu mul oli seal Horvaatias. Et veits nõme nagu jah, et kunagi ei ole päris nagu rahul. Selles suhtes olen rahul, et see, mis oli imetore, aga nüüd nagu justkui otsin uuesti taga seda, et saaks veel ja veel ja veel seda tunnet. Aga tuleb ikkagi mõistlikuks jääda. Tegelikult ma ütlesin, et mul ei ole järgmist reisi plaanis. Nojah, ma ei nimeta neid niimoodi reisideks, et selles suhtes tegelikult ma olen järgmine nädalavahetus minemas oma pestikatega Helsingisse ja siis juba paari nädala pärast lähen ma Poola festivalile. Siis tuleb juba Beach Grind, nii et selles suhtes nagu igasuguseid käimisi on ees oodata küll. Aga jah, see oli tõesti suurepärane. Ja ma olin iga päev nagu aktiivne sammude mõttes seal, et seal ma küll nagu jõusaalitrenni ei teinud, aga iga päev tuli ikka omajagu üle 10 000 sammu. Ja seda ma olen nüüd kandnud ka siia Eestisse, et tagasi tulles mul on ka iga päev nagu sammud ilusti täis tulnud, mul on see eesmärk on 7000, muidu praegu on nagu iga päev olnud rohkem. Ja ma olen siin rattaga sõitmas käinud ja kuidagi üritan ennast liigutada kõndimise mõttes siis ka rohkem. Et see on kuidagi
nii kehale kui vaimule väga hea. Ja siis ma sain see aasta esimest korda kutse Kroonika meelelahutusauhindadele, mis oli väga vahva, et põnev ju oma silmaga ka ära näha, et milline see sihuke pidu siis on. Nii et reedel ma käisin, ei, see oli neljapäeval käisin siis Kroonika peol. Väga vahva oli, Haven Kakumäe sadamas see toimus. Ilm oli super, soe, mõnus, mul oli nii ilus kleit. Ma tellisin esimest korda siuksest kohast nagu Club London ja no nii korralik kleit, nagu siuke raske, ilusti kukkuv. Ma ei pidanud seda isegi aurutama ega triikima. Lihtsalt pakist võttes see oli nagu, istus nagu valatult mulle selga, et teinekord, kui ma nüüd tahan ürituste jaoks midagi uhkemat tellida, siis ma kindlasti vaatan sinna, et see oli nagu väga meeldiv üllatus. Ja tundsin ennast nagu tõesti väga ilusana ise ja kõik inimesed, kes seal Kroonika peal olid ka väga ilusad ja sihuke tore pidu oli. Et ma ei oskagi nagu väga palju selle kohta midagi rääkida, ma arvan, nagu on suhteliselt ettekujutelu olemas, milline sihuke pidu võib olla, ma ei tea. No igatahes tore oli kutse saada, ma ei tea täpselt, nagu veits tekkis nagu sihuke võib-olla siis see impostor sündroom, ma olin nagu, et miks ma kutsutud olen. Aga miks mitte. Kunagi oleks väga vahva, kui Kirstordil oleks nomineeritud. Siis seal mingis podcasti, seal vist, kas seal oli, ei, seal ei olnud podcasti kategooria, seal oli mingi hääl. Igatahes, et mingisse kategooriasse võiks Kirstordil küll nomineeritud olla, et see oleks asi, mille üle võiks nagu uhkust tunda. Vot, nii et sellised update'id minu poolt. Aga räägime kiirelt tänastest toetajatest. Kõigepealt on mul siin mõnnakas, kelle poolt mul on, kes videopildis vaatab, siis näeb selline helesinine jahutav tekk. Ja issand, kui mõnus see on ja see on tõesti vastu nahka selline nagu jahe. Ja suvel mina olen sellisest asjast küll puudust tundnud, sest et ma pean ütlema, et suvisel ajal minu jaoks jääb mu tavaline sihuke paks kohev tekk minu jaoks liiga palavaks. Et mul kuidagi keha kuumeneb sellega üle, ehk siis sihuke jahutav tekk on minu jaoks ideaalne, et nii mõnus asi. Ja see on mõnnakal sihuke uus toode, see tuli eelmine aasta neil välja ja nende poolt tuli mulle ka info, et neil tuli praegu neid lattu 500 tükki ja paari nädalaga on juba 300 ära müüdud. Ehk siis kui sul on huvi selle teki vastu, siis ära ootama jää, vaid telli kohe, et siis järgmine see sahmakas tuleb neid juulikuus ilmselt juurde, aga et kui sa praegu ikkagi juba tahaksid endale seda, siis kindlasti mine monnakas.ee ja kasuta koodi Kaisa, sellega saab -15% ja ühele häälsõnumi saatjale läheb siis samuti see jahutav tekk teele. Järgmiseks toetajaks on meil siis Elune selline melatoniini diffuuser, mis on siis loodud selliseks õhtuseks rahunemiseks, et kuna meist enamus istuvad päris suure osa päevast ka ekraanides ja tihtipeale võib-olla see unerežiimile üle lülitumine on pigem keeruline ja magama jäämine võib olla ka keeruline, et siis see diffuuser sisaldab melatoniini, lavendlit, kummelit ja siin veel mingeid häid koostisosi, mis aitavad su närvisüsteemil rahuneda ja annavad kehale selle signaali, et nüüd on aeg unerežiimile üle lülituda, nüüd hakkame magama minema, et aitab sellest nagu stressiseisundust ja pingeseisundist välja tulla. Ja praegu neil on käimas selline valge tööd kampaania ka, et kui ostad 2 diffuuserit, siis need 2 tükki saad hinnaga 29,99. Et kuna praegu on väljas ka tõesti nii valge, siis kehal on ka juba selle tõttu raskem lülituda sellele unerežiimile üle. Et siis see toode saab sellega aidata, nii et ühele häälsõnumi saatjale läheb siis ka üks Elune diffuuser. Ja kolmandaks toetajaks on Mediron, kelle poolt on siis toredad SPF tooted brändi poolt, mida mina olen ka kasutanud. Laboratorista Beritz poolt on siis siin selline Aftersun fluid, ehk siis kui nahk on võib-olla põlenud ja selline kuiv, siis see aitab nahka rahustada.
ja pakub leevendust siis põlenud nahale. Ja siis on siin nii kehale kui näole siis SPF tooted, selline SPF 30 õli. Seda ma olen kasutanud ja see on mulle väga meeldinud, et ta nagu imendub ikkagi kiiresti nahka, ei jäta sellist nagu ebameeldivat õlist tunnet ja jääb sellise nagu kerge kihina. Ja siis näole on siin SPF 50 selline kreem, et suvel ikkagi peame oma nahka hoidma ja SPF-i peaks kasutama juba sellepärast, et vältida igasuguseid pigmendilaike ja muidugi, et ennetada kortsude teket. Nii et ühele voice'isaatjale lähevad siis need tooted ja suur aitäh kõikidele toetajatele. Ja täna on meil, ma ütleks jälle selline segasumma suvila episood, et mingit kindlat teemat ma välja ei valinud, et võtsin lihtsalt järjest häälsõnumid, mis tundusid huvitavad olevat. No nii, tšau Kaisa. Mul on nagu sihuke mure või noh, jah, et mul on liiga hea mees ja see tähendab seda, et mu mees teeb süüa ja tegeleb lastega ja koristab ja tegeleb koeraga ja ta teeb kõike. Ja talle kogu aeg öeldakse, et ta on supermees. Eriti ütlevad seda need sõbrannad, kelle nagu enda mehed ei tee midagi. Ja mu vanemad ja tema vanemad ja kogu aeg teda kiidetakse. Aga noh, probleem on selles, et ma teen täpselt sama palju neid asju. Meil on kõik päevade kaupa ära jaotatud, et mis päeval keegi koristab ja millal teeb süüa. Aga kuna meil on nädalas 7 päeva, siis nagu isegi rohkem teeb mina. Ja mulle nagu väga harva öeldakse, et ma olen nagu hea ema või tubli naine või midagi siukest. Ja ma ei saagi aru sellest, et miks on ühiskonnas nagu see, et kui naine teeb midagi, siis see on nagu must have, aga kui mees midagi teeb, siis see on nagu supermees. Et jah. Jah, ma olen täiesti nõus, et see latt meestele on nii palju madalam lihtsalt kui naistele, et naiste puhul on see on täiesti iseenesestmõistetav, et sa peadki ju süüa tegema, sa peadki ju koristama, sa peadki lapsega käima mänguväljakul ja siis kui mees on lapsega mänguväljakul või teeb kõiki neid eelnimetatud asju, siis järsku see on nagu mingi vau. Et see ajab täiega närvi ja siis tekibki selline tunne, et nagu kas siis minu panus on nähtamatu. Ja ma sain sinu voice'ist aru, et sa tunned nagu sinu panust ei nähta piisavalt ja mulle tundub, et sa tunned puudust tunnustusest. Et mees saab kogu aeg seda tunnustust. Ma usun, et selles osas on sul nagu hea meel on ju, kui su meest kiidetakse, aga sealt samast nagu tekib see, et ma teen neid samu asju, miks keegi mind siis ei kiida. Ehk siis see on nagu mega inimlik, et ka sina tahaksid saada samasugust tunnustust, kui te teete sama asja või sama palju või no mis iganes on ju. Ehk siis võib-olla mu mõte läheb ka sinna, et kas sinu mees tunnustab sind asjade eest, mida sina teed. Et noh, ma praegu sain aru, et nagu jutt käib nagu välisest tunnustusest mehe suunas, aga ma arvan, kõik algab ka sellest, et kas me tunneme ennast oma partneri poolt nähtuna, et kas sa tunned, et tema sinu panust näeb ja kas sa tema poolt saad kiitust. Et võib-olla see on nagu midagi, mille üle mõelda ja mida võib-olla omavahel arutada ka, et kui sa tunned puudust tunnustusest ja kiitusest, et siis ma alustaksin sealt. Ja noh, muidugi need sõbrannad, kellel on endal mingisugused tölmokad kodus, siis nemad ju, sa märkad ikka seda kõige esimesena, millest sul on endal suur puudus. Ehk siis muidugi nad märkavad seda. Ja see tähelepanu läheb kõik sinna, mitte sellele, et mu sõbranna on tegelikult ka nii äge ja tubli ja teeb nii palju. Ehk siis jah, mul on tunne, et sa tunned, et sind võetakse iseenesestmõistetavana ja see on nõme, täiega nõme koht, kus olla. Nii et ma mõistan ja ma alustaksin jah sellest, et võib-olla räägiks oma partneriga sellest ja absoluutselt nagu mitte jah selle nurga alt, et mingi oh my god, miks kõik sind kiidavad, vaid pigem nagu sealt nurga alt, et
ma näen, kui palju tunnustust sa saad ja mul on selle üle nii hea meel, aga lihtsalt selle varjus vahel mina tunnen, et minu panus jääb nähtamatuks. Hei Kaisa! Ma hiljuti just kuulasin ühte teist podcasti, kus rääkis lähisuhtevägivallast ja minul on nagu selline mõte, et kuidas reageerida või mida teha siis, kui ma tean, et üks mu enda lähisugulane on see, kes on vägivaldne siis suhtes. Mitte nagu, minu teada ei ole küll nagu füüsiliselt olnud vägivaldne, aga lähisuhtevägivalla alla käib kõik muu ka, nagu näiteks see majanduslik vägivald, vaimne vägivald ja kõik see, et nagu kui asi oleks vastupidi, et minu nagu lähisugulase siis elukaaslane on vägivaldne, siis see tundub nagu kuidagi lihtsam reageerida. Aga kui mu enda sugulane on see, kes on vägivaldne, siis kui ei oskagi midagi teha, et ma nagu tean, et see on vale ja mul on väga kahju sellest elukaaslasest, võib-olla peaks temaga rääkima, ma ei tea. Samas nagu paneb mind kuidagi nii raskesse olukorda ka, et ma kuidagi nagu seal vahel, et justkui ma väga taunin seda, aga samas nagu ta on mu sugulane ja siis kuidagi loomulikult tuleb kuidagi see ka mängu, et ei taha nagu oma sugulasele liiga teha, aga samas tema teeb teisele liiga. Ma ei tea, mis sa arvad, mis ta sellises olukorras teha? See on tõesti selline ebameeldiv ja keeruline olukord, aga ma ütleks, et kõigepealt see, et sa üldse sellist asja juba oled märganud ja ei pigista silma kinni täiesti, vaid nagu mõtled selle üle ja tahaksid midagi teha, see on juba väga suur asi, sest et tegelikult on nii palju inimesi, kes oma lähedaste suhtes ei suuda või ei tahagi objektiivseks jääda ja pigem isegi kui tajuvad, et midagi on valesti sellises mõttes just, et võib-olla su enda lähisugune kasutab vägivalda, mis iganes vormis vägivalda siis kellegi kallal, siis pigem nagu tahaks silma kinni pigistada ja mitte tegeleda. Ehk siis tegelikult see, et sa üldse mõtled selle peale ja tahaksid midagi teha, on nagu väga suur asi juba. Aga ma arvan, et hoolimine või armastus teise inimese suhtes ei tähenda sellist pimesi lojaalseks olemist. Et tegelikult see, et sa hoolid oma sugulasest ja ka tema kaaslasest, see ju tegelikult võibki väljenduda ka selles, et sa pead ühe ausa vestluse. Ma ei tea, milline suhe sul on oma selle sugulasega, on ju, et kas oleks võimalik temalt uurida selle kohta, tema käitumise kohta või et ma ei tea, vaata, et millest sa oled täpselt märganud seda, et ta on vägivaldne, aga et võib-olla kui ta, ma ei tea, sulle või mingisuguses laiemas vestluses oma elukaaslasest kuidagi negatiivselt räägib, siis mitte kaasa noogutada, vaid võib-olla nagu küsida selle peale, või mitte isegi küsida või lihtsalt öelda kas või, et see ei kõla nagu päris õigesti minu jaoks või et ma ei arva, et nii peaks oma partnerist rääkima või ma ei arva, et nii peaks käituma oma partneriga, et nagu seda kuidagi välja tuua või siis küsidagi, et kas sa oled mõelnud selle peale, kuidas see sinu kaaslase jaoks tunduda võiks, ükskõik siis mingis olukorras on ju, võib-olla ta räägib sulle midagi või sa näed midagi pealt või ma ei tea, on ju täpselt neid olukordi või et kuidagi pöörata see sinna, et kui keegi sinuga nii käituks, et kas see oleks sinu jaoks okei, et kuidagi nagu ärgitada mingisugust vestlust või kahtlust seal ja nagu võib-olla olemas olla ka siis selle sugulase kaaslase jaoks. Sa ei pea isegi üldse palju tegema, sa võid lihtsalt ju kas märku anda, et sa võid alati minu juurde pöörduda, kui on midagi või et kuulan sind alati hea meelega või see nii oleneb, mis dünaamikat teil on, et kuidas sa saad sellest märku anda. Aga võib-olla selleks, et endalt pinget maha võtta, siis sina ei saagi nagunii mitte kellegi teise suhet päästa või kedagi teist inimest päästa. Seda rolli sul nagunii ei ole. Sa oled kõrvalseisja, kes saabki olemas olla, võib-olla tähelepanu pöörata millelegi, aga päästa sina ei saagi. Et sul ei ole seda rolli üldse seal. Ehk siis mõnikord tähendabki kellestki väga hoolimine seda, et sa pead midagi ütlema. Mitte lihtsalt kaasa noogutama või
vaikides vaatama? Ma tahan rääkida sellest, kuidas ma olin suhtes toksik pool selles suhtes. Ma olen olnud oma elukaaslasega varsti juba 10 aastat koos, 7 aastat koos elanud ja muidu praegult meil viimased 5 aastat on ideaalne olnud. Aga esimesel koos oldud aastal ta pettis mind. Meil oli kaugsuhe, kus me saime mingi kas iga nädala või iga 2 nädala tagant kokku. Ja siis ta pettis mind ühel tuttava sünnipäeval. Ja siis meil tekkis seetõttu suhtesse paus, kuigi ma nagu väga armastasin teda ja ma ei suutnud kaua temast nagu eemal olla. Ja siis ma nagu ise kirjutasin talle värki-särki. No see petmine oli ka see, et ta oli alkoholijoobes, pettis. Ma saan aru, see ei vabanda mitte midagi, värki-särki, aga lihtsalt see, et ta ise tunnistas mulle kohe ära, kohe järgmisel päeval. Tal oli kurb, ta sai aru, miks ma nagu ta maha jätsin. Niinimetatud maha jätsin, kuigi ma ütlen siiamaani selle kohta, et see oli paus 2 nädalat umbes. Siis ma mõtlesin, et okei, alustame puhtalt lehelt, uuelt lehelt, et ma ei too seda petmist välja, mis iganes. Ja siis, ja kui me olime 3 aastat koos olnud, kokku elama läksime, siis ma nagu hakkasin väga-väga nagu siukseks nuhkivaks. Mul jäi ette see, kui ta läks oma sõpradega välja. Mul jäi ette see, kui ta pikalt oli telefonis. Mul jäi ette see, kui ta läks telefoniga teistega rääkima. Ma otsisin ta telefoni läbi. Ma ei leidnud seal küll mitte midagi. Ta ainult koolikaaslaste või sõprade naistega olid kirjavahetused, aga nagu seal midagi muud kui kas see sõber on seal, kas sa tead, kus ta on ja värki-särki, et miks ta vastu ei võta, mis iganes siuksed sõprade naistega kirjutamised on. Aga ma blokkisin isegi tal ühe kooli klassiõe ära, kunagise klassiõe, sest minu jaoks olid nad liiga lähedased. Ja siis ma nagu, meil oli päris palju tülisi, ma imestan, et ta mind maha jätnud selle pärast, aga eks ta sai aru, et mul oli mingisugune vana trauma sees. Aga siis ma hakkasin ka nagu peale ühte suuremat tüli nagu mõtlema, et aga ma ei taha, et ta mulle nii teeks, et ta oleks mingi, et sa ei tohi sinna minna ja mis iganes asju ma tegin too aeg. Ja siis ma nagu hakkasin teraapias käima. Käin siiamaani teraapias, meil on parem. Ma nüüd usaldan teda, ma ütleks kindlasti 99%. Alati see 1% on minus jäänud, kuigi sellepärast ma edasi ka teraapias käin, et ma saaks sellest 1% lahti. Et ta on imeline kaaslane, meil on nagu, ütleme, paremini kooselu, see suhe on palju parem ja tugevam, kui üldse selle 10 aasta jooksul kokku olnud on. Et see on ka minu esimene suhe ja me kõik õpime vigadest ja mul on nii hea meel, et ma olen nagu leidnud sellise endale kõrvale. Kuigi jah, kunagi sõbrannad küll ütlesid, jäta maha, aga noh, ma ei tea, mul on hea meel, et ma jätnud. Mul on nagu väga kurb ja kahju seda tunnistada, et ma olen olnud see toksik. Et selles suhtes jah, aga mul on hea meel, et See lõpp jäi natuke poolikuks, et ilmselt see voice'i aeg sai lihtsalt läbi, aga ma arvan, et pointist saime ikkagi aru. Ja ma kuidagi tahaks sulle öelda, et ära ole endaga võib-olla nii karm. Selles suhtes, et see toksilisus ei tulnud täiesti tühja koha pealt. Et paratamatult mul on selline tunne, et suhted, kus on läbi käidud petmisest või noh, et on jätkatud suhtega peale petmist, siis paratamatult on seal vähemalt mingi periood, kus see, keda peteti, ongi ebakindlam ja ma arvan, et seda ei saagi vältida. Noh, võib-olla see on ju sinu usalduse reetmine, räige reetmine. Ehk siis ma ei näe jah, et kuidas sellest saab nagu niimoodi mööda minna, et mitte mingit tagajärgi ei olegi. Võib-olla kui koheselt teraapiasse minna ja võib-olla seal on mingi teine viis, võib-olla ma ei ole teadlik lihtsalt, on ju, aga ma arvan, et see on nagu suhteliselt isegi nagu normaalne, et sul tekkis selline reaktsioon sellist viisi reetmisele. Ja kuigi see mõte sellest võib olla hästi tore, et alustame puhtalt lehelt ja nullist, siis päris elus need asjad ei käi nii. Sa ei saa oma ajust sellist asja kustutada ja ma arvan, et sa ei peakski. Et
et jah, kuna see on räige usalduse reetmine, siis sellel ongi tagajärjed ja ma täiesti mõistan, miks sul tekkis selline kontrollivajadus. Et sa ju tahtsid iseennast säästa sellest, et uuesti niivõrd palju haiget saada või uuesti midagi sellist läbi elada. Ja kuidagi give yourself grace, ma tahaks öelda, et jah, nagu kuidagi andesta endale see, et sa nii käitusid, et see on täiesti normaalne reaktsioon. Jah, ütleme see kindlasti ei ole nagu, ma ei tea, õige käitumisviis, kui sa lähed kellegi teise telefonist kedagi blokkima, et siis ei ole ka ainult enam nagu vaatamine, vaid sa juba nagu teed midagi seal, sekkud võib nagu liialt palju, on ju. Et jah, seda kindlasti ei tohiks, et kui sa jõuad juba nii kaugele, et sa tahad ära blokeerida inimesi teise inimese telefonis, siis seal peaks nagu hakkama küsima endalt, et mida ma nüüd teen ja mis siin täpsemalt toimub ja tegelikult nagu probleem ei ole see mingi tüdruk, keda ma siin praegu blokeerin, vaid siin probleem on mujal ja ma peaks sellega kuidagi muud moodi tegelema. Aga sa jõudsid sinna. Selles suhtes, nagu sa ütlesid, peale mingit suuremat tüli, sa hakkasid mõtlema, et ma ei tahaks, et minuga nii käitutaks, sa läksid teraapiasse, mis on mega samm, nii tubli ja ma arvan, isegi mitte võib-olla ainult selles suhte kontekstis, vaid üleüldiselt see tuleb elus nii palju kasuks. Et teraapias ju õpid iseenda kohta nii palju, õpid paremini reguleerima ennast ja analüüsima oma mõtteid, tundeid, soove, vajadusi, emotsioone, kõike. Et selles suhtes see on kindlasti nagu mega ja mul on hea meel kuulda, et te olete nagu nüüdseks sellest välja tulnud ja et suhe on tugev. Aga võib-olla selle usalduse koha pealt ma jäin ka mõtlema, et sa ütlesid, et sa usaldad teda 99% ja et eesmärk on nagu jõuda sinna 100%-ni, aga ma ei tea, äkki see on minus mingisugune toxic joon praegu, mis välja lööb, aga ma ei olegi kindel, et kas ma üldse arvan, et peaks kunagi oma kaaslast 100% usaldama. Võib-olla peaks. Aga ma ei tea, mul on nagu siuke tunne, et üldse mitte ühtegi inimest oma elus võib-olla ei peaks nagu 100% usaldama või et sul peab olema nagu igaks juhuks seal ruumi selleks, et ka sinule väga kallis ja lähedane inimene võib ikkagi eksida, võib teha midagi, mis võib sulle haiget teha. Et kuidagi nagu jah, võib-olla mul on nagu endal mingi hirm, et olla delusional ja siis sellepärast ma mõtlen, et nagu mitte 100% usaldada, aga võt see on asi, millega pigem oma terapeudiga rääkida, sest võib-olla ma praegu nagu ajan mingit täielikku kelbast. Aga see 100% usaldamine tundub hästi nagu hirmus. Eriti veel sellises olukorras, kus ta on kunagi sinu 100% usaldust rikkunud. Ehk siis jah, ma ei tea. Et ma lihtsalt võib-olla mõtlen ka selles osas, et kas see on eesmärk, mis peab olema, et see 100% usaldus või võib-olla see 99% ongi juba väga hästi. Et teil on hästi, sa teadvustad, mis on ka olnud, sa teadvustad ka mingid enda üle piiri minemisi ja sa oled okei selle kõigega. Võib-olla see ongi nagu eesmärk, ma ei tea. Hei Kaisa, mõtlesin, et räägin natukene sellisest loost nagu varsti on suvi tulekul, on ju, ja minul on selline probleem, et mina ei oska absoluutselt ujuda. Ja kõik minu sõbrannad oskavad ja mul jääb alati nagu nii halb mulje, et mis minust teised mõtlevad, kui ma ei oska ujuda ja ma ei tea, mis iganes on ju. Kõik alati hüppavad ükskõik kust vette on ju, mina tunnen ennast nii halvasti sellepärast, et ma ei oska ujuda. Ma olen ujumistrennis käinud, aga mitte midagi ei ole abi olnud. Mis sina teeks sellises olukorras, kui sul oleks siuke olukord? Ma ei tea, ma lihtsalt tunnen halvasti. Ma ei julge kellelegi öelda ka, et ma nagu ujuda ei oska. Ma lihtsalt ütlen, ma ei taha vette tulla. Girl, mida? Ma olen nii segaduses sellest voice'ist. Ma nagu päriselt olen segaduses.
et mulle tundub, et siin on käsil mingisugune räige ülemõtlemine. Sest et miks see on piinlik, et sa ei oska ujuda? Ma ei ole kunagi teadnud, et see võiks isegi piinlik asi olla. Ma ju ei osanud ka kuni mingi 2 aastat tagasi ujuda ja noh, siiamaani nagu väga kindlalt ennast vees ei tunne. Ma käisin ka ujumistrennides ja siis ma nagu enam-vähem õppisin ära, aga üle peavette ma siiski väga ei taha minna. Ehk siis see oli minu reaalsus kuni 2 aastat tagasi. Aga ma piinlikkust nagu sellepärast ei tundnud, võib-olla natuke vahepeal oli nagu kehv tunne, et noh, tõesti vaatad teisi mingi vees hullamas ja nii fun on ju, et noh, võib-olla nagu kurb, et mingi ma ei oska ja noh, sellepärast ma nagu läksingi ka lõpuks, aga ma ei varjanud seda mitte kunagi. See oli nagu fun fact about me. Iga kord, kui oli mingi suvi käes, kõik on mingi vuhu, ma olen mingi, teate mis, ma ei oskagi ujuda. Nagu ma ei teadnud, et see isegi võiks üldse mingi piinlik asi olla. See on ju lihtsalt nagu su sõbrannad midagi oskavad, sa ei oska. No kas sul oleks piinlik, et mingi su sõbranna oskab mingit üliekstravagantset ägedat kooki näiteks teha ja sa ei oska? Kas sul oleks piinlik sellepärast? Ma loodan, et mitte. Ja sul ei peaks olema sellepärast ka, et sa ei oska ujuda. On ka asi nüüd noh. Et jah, ja nüüd mu see fun fact on siis see, et mingi, tead mis vä? Ma õppisin 2 aastat tagasi ujuma. Et nagu see on ju, tegelikult on ülipalju inimesi, kes ei oska ujuda. See on palju normaalsem, kui sa võib-olla arvad. Ma arvan, sa oled enda peas selle nagu mingiks suureks asjaks mõelnud. Et noh, jah, üks asi see, kui sa tõesti nagu oled kurb, et sa ei oska ja sa väga tahaksid osata, siis ma ikkagi soovitaks võib-olla veel proovida ujumistunde võtta. Et ma usun, see on ikkagi täitsa õpitav oskus. Aga kui see nüüd nagu kõrvale jätta, siis jumala eest piinlik ei peaks küll olema. Ja ma ei tea küll su sõprusgrupi kohta või et mis need suvised tegevused on, aga noh, minul vähemalt on küll see, et see ujumine on alati nagu pigem siuke nagu väike osa mingisugusest väljasõidust või kuskile minekust, et see ei ole nagu liialt suure osakaaluga ja kui isegi varem oligi nagu ka see, et kõik teised läksid mingi ujuma, siis ma ei tea, ma elasin teistele kaasa, mingi päevitasin samal ajal, istusin niisama, et ma ei tundnud ennast ka nagu super välja jäetuna. No ma üritan ette kujutada, et noh, kui nüüd, või ma läksin kas või siis jalgupidi vette või nagu ma kastsin ennast ikkagi vette, et ma nagu noh, täiesti ei vältinud seda vett. No kui nüüd on jah mingi olukord, kus sa oled kuskil reisil või on mingi kaljudelt vette hüppamine, no ja seda sa siis ei tee tõesti on ju. Aga see on ju ka täiesti nagu normaalne asi, nagu mingi, et yo, this is not for me, nagu siit ma küll kuskile ei hüppa, aga sa saad teistele lihtsalt kaasa elada. Et ma arvan, see ei ole üldse mingi päris probleem. Ja see on täiesti okei öelda, et sa ei oska ujuda. Nagu mis juhtub siis? Või nagu mis mulje see siis jätab? Ma ei kujuta isegi ette, et noh, kuidas sealt saab nagu midagi halba mõelda, et ma üritan ette kujutada nii. Keegi ütleb mulle, tead mis, ma tegelikult ei oska ujuda. Ja siis ma oleks mingi, mida? Sa ei oska ujuda? That's crazy. No ei ole ju nii. Ma oleks mingi, päriselt. Või siis tavaliselt tuleb see küsimus, et mingi, kas koolis ei õppinud, siis ma räägin seda, kuidas mu keha oli kabuhirmus ja siis ma jäingi haigeks, kui 3. klassis kõik teised õppisid ujuma, siis ma olin nagu reaalselt niukses kabuhirmus, et ma päriselt jäingi haigeks ja siis ma ei saanud osaleda ujumistundides ja siis ma ei õppinudki kunagi ujumist ära. No see oli minu story on ju. Sa saadki rääkida, et kuule tead, ma ei tea jah, nagu lihtsalt ei õppinudki kunagi ära ja siin ma nüüd olen ja nagu that's it. Mida seal veel on? Polegi rohkem. Tere, armas Kaisa ja tere kõik kuulajad ka. Minul on selline probleem siis, et ma olen just lõpetamas ülikooli ja ma ei tea, mida ma teen oma eluga pärast ülikooli. Ülikooli tulles ma olin nii kindel, et see, mida ma õppima nagu tulin, et see on minu jaoks õige ja et see on see, mida ma tahan elu lõpuni teha. Ja nüüd ma olen 3 aastat seda õppinud ja ma saan aru, et ma ei taha seda kindlasti teha eluaeg. Ma olen nõus seda võib-olla tegema mõned aastad, aga pärast seda ma tahaks kindlasti midagi muud. Aga mul ei ole aimugi, mis asi see midagi muud on, sest et see, mida ma nüüd õppima tulin, ehk siis õpin õpetajaks praegu, see on olnud alati see minu soov ja unistus. Ja nüüd see enam ei ole.
ja ma olen kuidagi nii hädas sellepärast, et see unistus, mis mul oli, on nüüd kadunud. Ja ma ei tea, mille poole ma enam nüüd liikuma peaksin või kuhu ma pürgima peaksin. Sa ei kujuta isegi, ma arvan, ette, kui paljud inimesed on tegelikult samas paadis sinuga. See on nii normaalne ja nii tavaline. Sest et no sa oled ikkagi on ju noor inimene, see hetk, kui sa mõtled sellele, kelleks sa tahad saada ja mida sa tahad õppima minna, sa ei ole tegelikult eriti, üldiselt inimesed ei ole selleks hetkeks eriti palju elu kogenudki ja nad tegelikult iseendagi kohta super palju ei tea. Võib-olla sa arvad, et sa tead, tegelikult ei tea. Ja siis lihtsalt sa selle põhjal, mida sa arvad, sa lähedki õppima ja see ongi normaalne, et kas või nende 3 aasta jooksul sa jõuadki kas nii palju muutuda, nii palju rohkem aru saada maailmast, iseendast, et sa saad aru, et see polegi see ju ja see on nagu mega normaalne. Et mul ju tegelikult oli samamoodi, et ma arvasin, kui ma läksin suhtekorraldust õppima, et ma suhtekorralduse erialal ka siis jätkan töötamist. Ja jah, ma pole päevagi oma elus suhtekorralduse erialal töötanud. Kuigi jah, ütleme turundus on suhtekorraldusega nagu läbi põimunud, väga seotud on ju, et turunduse valdkonna ma siis enda jaoks peale ülikooli valisin. Aga ma arvan, et mida teha ongi see, et lihtsalt midagi teha. Et ma oletan, et sa oled 20-ndates. Ja isegi kui ei ole, siis tegelikult see ikkagi kehtib. Et tuleb lihtsalt tegutseda, kas või kuskile tööle minna. Isegi see ei peagi olema erialane töö. Ja lihtsalt nagu elada, tegutseda, proovida erinevaid asju, võib-olla erinevaid töökohtasid, ma ei tea, elada erinevates kohtades ja läbi selle, et sa elad ja tegutsed ja näed erinevaid asju, koged erinevaid asju, siis vaikselt sinuni jõuab aina selgemalt see, mida sa päriselt tahaksid teha või kuhu suunas edasi minna või äkki kas või mida järgmisena õppida. Et selles suhtes nagu ma väga ütlesid, et sa oled nõus nagu töötama mõned aastad võib-olla sellel erialal. Ja kui sa tunned tõesti, et sa nagu tahaksid, siis küll, aga sellest ei kõlanud, sellest, et ma oleks nõus, ei kõlanud see, et sa tahaksid. Ehk siis ma tegelikult väga ei soovita nagu seda ka teha, et sa lihtsalt hambad ristis lähed midagi tegema, sest sa tunned, et sa nagu justkui peaksid või et sa nagu võlgned selle, kui sa oled seda õppinud. Et tegelikult see ei vii sind, ma arvan, lähemale eriti palju sellele, mida sa päriselt teha tahad. Ehk siis ma pigem hakkaks nagu kompama ja võtaks rahulikult aega ka, et oma mõtetega olla ja nagu rohkem analüüsida seda, et mis sulle teha meeldib ja kas midagi nendest, kas või hobidest või lihtsalt asjadest, mis sulle meeldivad, kas sealt annaks nagu töö suunas midagi edasi mõelda. Ja isegi kui praegu sa ei tea üldse tõesti mitte midagi, siis ma ütlen, et kuskil suunas lihtsalt tegutse, ära jää mandunult, ma ütlen, et võib-olla see on nagu ka siuke lõks, et kui sa nüüd lähed õpetajaks, siis see on siuke nagu mugav ja turvaline justkui, sa jäädki sinna ja siis kes teab, äkki sa oled 20 aasta pärast siuke nagu kibestunud õpetaja on ju. Et seda nagu ma pigem ei soovitaks, et pigem ma soovitaks siis nagu midagi hoopis muud teha ja proovida ja katsetada ja läbi elukogemuse ja erinevate tööde ja hobide ja inimeste ja tutvuste võib-olla jõuad, tähendab kindlasti jõuad sinna. Sest ma ju ka ülikooli ajal, ega ma ei arvanud, et mu tulevik näeb selline välja, nagu mis see praegu on. Absoluutselt, reaalselt null aimdust sellest. Ehk siis see on täiesti okei ja küll sa jõuad selleni, mida sa päriselt teha tahad. Hei, ma olen sulle üliammu mõelnud voice'i saata ja võtsin kokku ennast nüüd sinu podcast'i kuulates, see on väga lahe, mis sa teed. Aga ma tahtsin tõstatada ühe teema, mis tekitab võib-olla arutelu ja jagada ka enda kogemust. Et hästi palju räägitakse sellest, et kui kiiresti keegi peaks suhtes peale lahkuminekut edasi liikuma, et oh my god, vaata see inimene leidis endale kaaslase nii kiiresti, äkki ta juba suhte ajal pettis. Aga
tihtipeale on naistel see, et nad leinavad selle suhte enne läbi, kui nad sealt suhtest reaalselt välja astuvad, et selleks hetkeks, kui nad teevad selle otsuse, et kuule, me nüüd lähme lahku, on nad võib-olla juba aasta aega emotsionaalselt olnud lahku läinud. Ja mul oli täpselt sama kogemus ja ma tunnen mega suurt hirmu nüüd date ida, sellepärast et äkki keegi vaatab halvasti. Äkki keegi, ma ei tea, mõtleb, et sul on ainult pool aastat möödas, sa ei peaks endale uut kaaslast leidma. Aga tegelikult ma olen täpselt see näide sellest, et ma olin juba aasta aega tagasi täiesti nagu lahti öelnud sellest inimesest oma peas, ma olin selle otsuse teinud, ma ei tahtnud temaga koos enam olla. Ja mis on sinu arvamus sellest, et kas see on normaalne või see ei ole normaalne või see on mingi tobe ühiskonna surve, igaüks peaks tegema seda, mida nad tahavad, või me lihtsalt oleme mingisugused armastuse sõltlased ja toome seda endale vabanduseks, et me oleme edasi liikunud, et me oleme juba aasta aega tegelikult sellest suhtest nii-öelda väljas olnud enda peas. Et mis, mul oleks tore su arvamust selle osas kuulda. Jaa, see on huvitav teema ja inimestel on tõesti jube palju arvamusi alati selles osas või no kas alati, aga tihti selles osas, et kui kiiresti keegi edasi liigub või mis iganes. Ja ma ütleks, et üldiselt ma arvan, et see pole üldse nagu kellegi teise asi seda hinnata, charge ida, et igaüks omas tempos. Me oleme inimestena nii erinevad, nagu sa ütlesid, siis tõesti tihtipeale just naised on need, kes tegelikult on otsuse juba ammu varem ära teinud ja nagu rahu teinud selle otsusega ka. Ja noh üldse, et me tegelikult ju ei näe teiste inimeste suhetesse sisse või kodudesse sisse, et me ei tea ja minu arust sellepärast me võiksimegi ka mitte hinnanguid pakkuda ja igaüks nagu elagu iseendale ja elagu nii, nagu tema heaks arvab, on minu nagu see põhiline arvamus siin. Et ja sina ka lõppude lõpuks ju sa elad iseendale. Sina oled see, kes peab nende valikutega elama. Aga mõtle, kui sa teiste inimeste hinnanguid kartes, siis pikendad seda vallaliseks olemise aega või noh, ütleme, et sead endale kuidagi mingi piiri, et ei, et liiga vähe on möödas ja ma nagu ei tohiks, et teised vaatavad mind imelikult. Ja võib-olla tegelikult oleksid sa valmis juba siis pool aastat peale lahkuminekut leidma enda kõrvale kedagi, aga sa pikendad seda aega näiteks, ma ei tea, aasta võrra ja sellega sa võtad endalt ära võimaluse, ma ei tea, pool aastat mingi hästi toreda inimesega näiteks koos olla, et võib-olla nüüd ma läksin kuidagi selle seletamisega nii keeruliseks. Aga lõppude lõpuks mõjutab see otsus sind. Ja kas sa tahad oma elu elada nagu mingi teiste inimeste pilli järgi või? Sest et keegi võib midagi mõelda, et hästi ükskõik ju. Äkki sa leiad homme oma hingesugulase, kui nüüd uskuda hingesugulastesse, ma ei ole veel kindel, mida ma arvan sellest, aga ütleme, leiaksid homne päev selle oma inimese, aga lihtsalt hirmust teiste judgmenti ees sa üldse ei ava seda võimalustki ja võib-olla jääd ilma nagu sellest inimesest või sellest võimalusest või mis iganes, et jah, aga ega ma pean ütlema, et kui ma nüüd mõtlen, siis ma usun, et ma olen ise ka hinnanguid jaganud just see, kui mingi kuulsustega on vaata tegu, noh teiste inimeste eludest, noh ma ei teagi nii palju, kui siis oma sõbrannade omadest ja noh, neid ma ju ei judge'i, aga võib-olla on küll olnud mingisuguseid kuulsuste mingid kossi jutte, kus ma olen mingi, oh my god, et nii kiiresti juba uue inimesega. See on tegelikult nagu nii nõme ja nii loll. Et iseendale ka häbi, et üldse selliseid hinnanguid pilduda. Ja noh, ma nagu just siin nüüd viimasel ajal olen ka olen mõelnud selle teema peale ja tuletanud meelde, et noh, ka siit on minu arust läbi käinud mingid jutud ja ikka olen kuskilt kuulnud, et see ei määra tegelikult enamus aega vähemalt seda, kui edukas saab olema suhe, et kui palju on sellest eelmisest suhtest möödas. Sest mul tulevad ette mingisugused jutud, mida ma olen kuulnud, kus ongi, et läksin oma eksiga lahku ja ma ei tea, 6 aega hiljem leidsin oma praeguse mehe, kellega me oleme, ma ei tea, 5-10 aastat koos olnud
ja see on nagu see minu päris õige inimene ja me oleme nii õnnelikud koos ja mingi sihuke. Et mul tulevad nagu need jutud meelde, siis ma mõtlen alati, et no näed sa, et ei olnud see, et seal pidi olema nüüd kindlasti see mingi aasta aega vahet ja alles siis võib. Kes see tegi need reeglid nagu? Kes see tegi need reeglid ja miks me peame neid järgima? Ma arvan, et elame kõik täpselt nii, nagu me ise tahame elada. Aga teate, ma arvan, et tänaseks on nagu lobisetud küll, et ma siinkohal lõpetan. Ma annaksin Medirani poolt kingituse siis sellele voice'ile, kus oli juttu liiga heast mehest, kes saab pidevalt tunnustust. Siis see voice, kus oli juttu sellest, kui sa saad aru, et see, mida sa ülikoolis õpid, ei olegi see, mida sa teha tahad. Temale ma annaks mõnnaka poolt siis selle jahutava teki. Ja see voice, kus häälsõnumi saatja rääkis sellest, kuidas ta oli suhtes toxic peale petmist, siis temale ma annaksin siis selle elune diffuusori. Ja suur aitäh kõigile, kes kuulasid. Ja meil on jäänud veel 2 episoodi ja siis ma lähen suvepuhkusele, nii et pange vaim vaikselt valmis, et meil tuleb siin puhkus, aga igatahes 2 episoodi on veel jäänud ja ka terve suve vältel võite mulle ikka voice saata, äkki juhtub midagi põnevat, on vaja lihtsalt kellelegi rääkida ära oma mingi lugu või mingi seiklusest äkki tahate mulle jutustada, et siis ikka võite neid teele panna, lihtsalt arvestage siis, et suvel tuleb paus ja siis ma augusti lõpus naasen nende voice'ide juurde. Aga suur aitäh sulle, et sa kuulasid ja kuuleme näeme juba järgmine nädal. Tšau!